Tervist kõigile! Teil on pikk päev selja taga, loodame, et peate lõpuni vastu. Mina ise kahjuks ei saanud hommikul kohe tulla, sest et meil käivad koolis praegu eksperthinnangute kokkuvõtted klasside kaupa, et kuulata ära, kuidas lastel läheb. Ja eriti põhikooli vanemates klassides, kui me räägime ja küsime enda käest, et mis on nende mõtted edaspidiseks, siis üks väga populaarne valik on inseneeriaklass või inseneeria eriala. Nagu päevajuht ütles, et tegu on vana kooliga, vana hariduskolleegium, siis tegelikult ei ole tegu sugugi üldse mitte vana kooliga, et 26-27 õppeaastal tähistame me oma 40. sünnipäeva. Mina ise töötasin hariduskolleegiumis aastatel 2003–2014 gümnaasiumi juhatajana ja vahepeal olin 10 aastat eemal ja nüüd natuke rohkem kui aasta jälle tagasi seal, natuke teises rollis. Aga hariduskolleegiumit teatakse ilmselt eelkõige selle kaudu, et meie noored tegelevad palju muusika ja kunstiga. Ja siin pildi peal on siis VHK keelpilliorkester kontserdil ja tõepoolest siit leiab päris mitu tulevast inseneri juristi, aga ka neid, kellest saavad muusikud või kunstnikud. Nii et see erinevate eluvaldkondade seos on see, mis on tõepoolest siis hariduskolleegiumi võib-olla olnud selline erisus. Et ka meie gümnaasiumi õppe on üles ehitatud sellisena, et kuna me oleme ka natuke eripärane asutus, et mitte ainult üldhariduskool, vaid et see on ühe asutusena tegutsev üldhariduskool ja huvikool. Et tegelikult, kui noored gümnaasiumisse tulevad, siis igaüks teeb neist ka ühe nii-öelda erialavaliku, et ta saab üldhariduskooli õpet kombineerida huvialakooli õppega. Ja me pakume üsna laia valikut nendest huvialakoolide poole pealt siis erialadest, et on muusika, kunst, teater, keeled, majandus ja siis ka inseneeria. Ja nüüd inseneeria on olnud siis selline võimalus, mis tekkis mitte väga kaua aastaid tagasi. Aga täna me näeme esimesi vilju, et see programm tõepoolest on tööle läinud ja kõnetab neid noori. See pilt on üles võetud novembri alguses, kui me tegime ühe väikese tutvustuspäeva inseneeria õppe kohta, kus noored ise said rääkida sellest, mida nad teinud on ja kutsusime saali kuulama siis ka teiste koolide esindajaid, lapsevanemaid, aga ka inseneeria valdkonna asjatundjaid. Ja neid inseneri kõnetas väga see, kes seal kuulamas oli, et noored olid selleks õhtuks pannud ise kokku noorte inseneride kvarteti ja esitasid Aleksander Lätte Kuldrannakest, mis pani vanemad insenerid kõik heldima ja kutsusid noormehi loomulikult tulevikust TalTechi meeskoori. Nii et nüüd see slaid siin ees kõneleb eelkõige sellest inseneeria õppest vaadatuna huvikooli programmi vaatenurgast. Aga taustaks ma tahan öelda seda, et peab silmas pidama, et tõepoolest, et see on 2 kooli ühisprogramm. Et nad tulevad üldhariduskooli ja õpivad seal kõiki neid aineid, mis ette nähtud on nendes mahtudes, nagu riiklik õppekava seda eeldab. Ehk siis see on see, mis tagab neile selle baasi. Ja nüüd inseneeria valdkonnast saavad nad siis juurde eraldi kursuste paketid ja ma arvan, et on oluline ka see, et see ei ole lihtsalt need ei ole lihtsalt valikkursused. Et meie huvialakoolide süsteem gümnaasiumis eeldabki seda, et noor, kui ta tuleb, siis ta valib kogu nii-öelda paketi või mooduli, mingi eriala endale.
Mitte ta ei hakka kombineerima üksikutest valikkursustest endale sobivat paketti kokku. Ja see on, ma arvan, ka üks oluline võti, mis tagab selle, et nad liiguvad tasapisi edasi selle sihi suunas, mida nad endale on seadnud. Loomulikult põhikooli lõpetaja võib eksida, võib aru saada, et ma olen täiesti vales kohas ja see ei ole kuidagi suletud teeots, et neid valikuid on põhimõtteliselt võimalik muuta, aga me näeme seda, et kui see on süsteemne, terviklik programm, siis loob see ettevalmistuse selleks, et ühel hetkel gümnaasiumi lõppedes on see noor valmis astuma järgmist sammu. Ma arvan, et ei ole ilmselt mõtet hakata kõiki neid programme siin eraldi avama, et siin on lihtsalt tähistatud siis ta sellise värviskeemiga, et oranžiga on erialakursused ja rohelisega siis need, mis on ka gümnaasiumi õppesuuna ained. Ja tunniplaanid on integreeritud, nii et see moodustab ka ühe tervikliku koolipäeva gümnasistide jaoks. Ja matikaõppe on eraldi, et seda me ei suuda pakkuda kõikidele, kuigi see matiku nimetus siin on ka natukene eksitav, et eelmisest ettekandest ka, ma ei ole ise inseneeria valdkonna inimene, et ma ei hakka puudutama täpsemalt, aga ma saan aru, et see ilmselt on natukene eksitav, et tegelikult sisaldab see sellise elektriauto ehitamise suurt projekti, mis läbib mitut õppeaastat, et ta ei ole see matik, millest me just eelmises ettekandes siin kuulsime. Nii et siin korra veel siis selline väikene üldistus, et see huvihariduse osakaal on päris suur ja ma arvan, et peab ütlema, et sellel on ka see põhjendus, et gümnaasiumi võimalused ka rahastamise mõttes on selgete piiridega. Et lihtsalt ei ole nende ressursside raames, mis on gümnaasiumi õppeks meil kasutada, võimalik lisada juurde sellist täiendavat terviklikku programmi. Nii et kui mõelda, et kust tuleb see ressurss, mida koolid saavad kasutada selleks, et noori ette valmistada, siis see on ka üks koht, mille otsa peab nagu vaatama ja mõtlema, et mis see siis on, kust see tuleb. Ja kindlasti ei saa eeldada, et selline lahendus võiks kõikide jaoks sobida. Aga see on täna selline mudel, mis meil on toiminud. Ja see selgus, et üks meie õppehoonetest, kus tegutseb meie kunstikool, muusikakool, teatrikool, ka kinoklass, mis tuli kooli kasutusse 2020. aastal, siis ja seesama saal, kus meeskvartett seal esimese või teise slaidi peal laulmas oli, et see on siin samas majas, siis selgus, et see maja oli esimese vabariigi ajal insenerikoja kasutuses. Ka Eesti Inseneride Liit, kellega meil on hea koostöö, et kui nad olid meid seal tookord külastamas, oli nende jaoks ka hea uudis ja nad hea meelega püüaksid nagu kuidagi oma selliseid vanu seoseid võib-olla taastada, aga vaatame, kuidas see meil õnnestub, sest meie koolil on selline eripära ka, et me kõik ruumid võtame hommikust õhtuni kõik kasutusele, et väga raske on lihtsalt sellist aega leida. Ja nüüd ma arvan, et võtmekoht, kes siin on koolijuhid, teavad, et ei sünni midagi ilma inimesteta, ilma õpetajateta. Et see on meie kuldvara inseneeriaprogrammi toimimises. Et Irja Tuus on siis Mikkel Jõense arengukeskuse juht ja see on see huvikool, kellega koostöös see inseneeriaprogramm meil toimib. Et ta on ise ka füüsikaõpetaja, orienteerub valdkonnas hästi ja tema on olnud eestvedajaks ja koordineerijaks selles rollis. Ja pöördus, kui meil see mõte tekkis ja miks see mõte tekkis muidugi üldse,
kuna VHK on ju just eelkõige selline muusika- ja kunstikuulina kõnetanud alati, siis me tajusimegi, et sellest on kujunud meie nõrk koht. Et meie noored vajavad ka tuge reaal- ja loodusvaldkonnas ja neid väljakutseid. Nii et see oli see ajend, mis pani meid mõtlema ja tajuda oli ka seda, et ühiskonna vajadused tulevikus on need, mis eeldavad just nendes valdkondades valmisolekut. Nii et Irja võttis siis ühendust Arvi Hamburgiga, kes oli lahkelt nõus aitama meid ja kaasa mõtlema, et kuidas selles suunas edasi võiks liikuda. Ja Javier on meie inseneeria õpetaja, selle eriala kuraator, kellel on eriline anne kõnetada noori, inspireerida neid ja nagu me siin ka varasemates ettekannetes kuulsime, et noored tegelikult vajavad seda julgustust, seda usaldust ja nad on valmis väga palju ka ise tegema. Et inseneeri Javieril on olemas see võti, suurepäraselt ta oskab seda kasutada, et kuidas panna noori tegutsema nii, et nad ise seda teevad, et see ei eelda pidevalt õpetaja kontrolli, vaid et see on üles ehitatud usaldusele ja uudishimule. Nii, ja nüüd siin on siis näha väikene tagasivaade, et see on 6 aastat. On selle nimel siis tööd tehtud, et see programm toimiks. Oli aasta 2018, kui siis sõlmiti 3-poolne koostööleping Inseneride Liidu, Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikali ühenduse vahel selle õppe väljakujundamiseks. Ja esimesed aastad oli see rühm väiksem. Tänaseks, lihtsalt kuna see huviliste hulk on nii palju kasvanud, siis me oleme olnud sunnitud ka neid klasse kasvatama, aga see soov oleks loomulikult ja huvi oleks suurem, aga meie võimekuse piir on täna see, et me suudame aastas vastu võtta ühe klassi, kus on siis umbes 20-30 õpilast. Ja lisaks siis sellisele igapäevasele õppele on selle programmi osaks siis ka erinevad tegevused. On need siis laagrid, kuhu minnakse kas aastas kord või 2, erinevad õppekäigud. Meil on ka majanduseriala, kellega tehakse ka koostööd, kutsutakse külalisi. Nii et see elu on päris aktiivne ja noored tõepoolest nad ei õpi seal sellepärast, et nad peavad, vaid sellepärast, et nad tahavad. Ja seda on igal sammul tunda. Siin on näiteid nende projektõppest, et nad igaüks peaksid leidma siis viimaseks aastaks ühe sellise väljakutse endale, kas siis üksi või mitmekesi, panna kokku üks projekt, leida see idee, planeerida selle teostus ja saada see ka valmis. Et siin on lihtsalt mõned näited. Börsipõhine tarbimisoptimeerija oli siis, ma saan aru, selline riistapuu, mis võimaldas vastavalt elektri hinna kõikumisele mingid seadmed kodus välja lülitada, kui elektri hind väga kõrgeks läks. Siis diaprojektor tehti vanaemale, kasutades 3D printerit ja lemmikloomatoitja ka, et siin oli ka 3D printer oli selle mudeli väljatöötamiseks oli vajalik ja nad on olnud kaasatud ka meie kooli kodulehekülje uue mootori väljatöötamisse ja tõepoolest, et noored on valmis selleks, et neid, kui nad tunnevad, et neid võetakse partnerina, siis nad on valmis ise omalt poolt ka väga pingutama ja seda on rõõm näha. Siin ongi nüüd üks või paar pilti sellest
nii-öelda Matiku projektist, mis on siis elektriautode ehitamise meeskond, et nad on olnud väga tragid ja käinud võistlemas ka Inglismaal, nii et ma saan, et päeva lõpetab tudengivormel ja siis nad saavad sellest teile täpsemalt rääkida. Aga ja viimaseks ütlen, et tõepoolest, et ressursse on alati vähe, see eeldab seda, et tuleb aktiivselt alati neid juurde otsida ja siin on näha ka siis, et kes meid on selle juures aidanud. Ja viimane slaid, see on tulemus, selle teekonna nii-öelda väike mõõdupuu, et kui veel aastaid tagasi VHK-st TalTechi ei läinud praktiliselt ühtegi lõpetajat, siis nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, kus eelmine aasta oli neid 30. Et tundub, et me midagi teeme vist nii, et see noori kõnetab. Ja. Aitäh ja Tõrvandile jätkub. Tere! Mina tulen siis nüüd Lõuna-Eestist, Kambja vallast, Tõrvandist ja see on meie uus koolimaja, kuhu me sisse kolisime sellel või möödunud suvel. Oleme kasvav kool, et praegu meil on umbes 270 õpilast 1. kuni 6. klassini, aga järgmisest sügisest juba umbes 430, et see selline kasv on pluss 150 põhikooli õpilast igal aastal. Ja meie võib-olla selliseks eripäraks on see, et me hästi julgelt panime kohe alguses paika selle sihi, et tulevikuinsener õpib Tõrvandi koolis. Ja kes läheb meie kooli kodulehele, võite seda seal kenasti ka näha. Ja kus see siis selline julgus tuli, et see põhikooli tasemel niimoodi välja öelda, et kui ma Tõrvandi kooli looma asusin siis rohkem kui 3 aastat tagasi, siis seal kohalik omavalitsus andis mulle sellise mõttetera kaasa, et siit koolist võiksid tulla nutikad õpilased. Ja lisaks sellele ma sattusin lugema 18. detsembril 2022 Äripäevas sellist uudist, et inseneride nappust tuleb lahendama hakata põhikoolist. Kuna mul oli ülesanne teha kool, siis ma mõtlesin, et siis selle võiks ka ära teha. Ja nüüd siis natuke lähemalt ka, et hakkasime mõtlema, arutama oma õppejuhiga, et milline see insener siis Tõrvandi kooli jaoks on, milline see väike või noor insener on. Ja te võite näha sellist väikest mõtteskeemi või isegi, ma ütleks, joonistust, kus on see välja toodud ja ma juhin tähelepanu, et siin ei ole nagu näha ühtegi sõna, mis programmeerimine või mingi nutiseadmed või et tegelikult need on need oskused või see selline mõtteviis, mida me leidsime, et meie kool peab hakkama arendama. Milline siis tuleviku insener võiks olla. Aga selge on see, et kui me hakkame rääkima, et õpetame lapsed ettevõtlikuks ja et nad oskavad küsida, siis see asi lihtsalt lahustub ära. Et kõik õpetajad ja kõik õppeained ütlevad, et me teeme just seda, me lõimime igale poole, me seostame. Aga kuidas seda fookus siis ikkagi hoida? Üks lähenemine, mis meil on õppekava. Et kõik teavad koolijuhid siin, et mis õppekava tähendab ja läksime kohe selle peale, et ikkagi reaalainetel peab olema rõhk selleks, et sellist mõtlemisvõimet ja ka mälu ja ikkagi reaalainete baas peaks olema tugev, nii et suurendasime päris korralikult matemaatika-mahtu ja eripäraks on meil see, et alates 1. klassist kõik õpilased, see ei ole kellegi valik, kõik õpilased õpivad õppeainet, mis on siis meie kooli mõttes nagu valik või kool on enda jaoks teinud selle valiku, et see lisatunni ressurss läheb sellisesse ainesse, mille nimi on insenerioskuste õppe. Ja 1. 6. klassini õpivad õpilased seda siis 1 tund nädalas. Selle jaoks on meil eraldi inimene tööl, aga ka teevad klassijuhatajad seda, nii et Tõrvandi kool, ma julgen küll öelda, on üldhariduse või põhihariduse mõttes ainuke kool Eestis, kus töötab insener. Et meie insenerioskuste õppeainet õpetab õpetaja, kelle ametikirjelduses on sees, et tema on Tõrvandi kooli insener leiutaja.
Tuli ka sisse informaatika õpe meil, siin alustame siis järgmisest õppeaastast ja erinevad huvitegevus, valikained, mis siis seda valdkonda natuke toetavad. Kuidas veel siis sellist kastist välja mõtlemist, uurimishimu või sellist avastusrõõmu õpilastes rakendada. Et ühe asja mainiksin ära, et uurimistööd, mida me ka alustame esimesest klassist saadik tegemist, nii et kõik õpilased, 268, on detsembrist aprillini Tõrvandi koolis läbi viinud uurimistöö, kas siis üksinda või tavaliselt ikkagi meeskonnana. Ja juhendajaks on siis Tõrvandi kooli töötajad, lapsevanemad, neid me esitame ka konkurssidele, aga kõige tähtsam on see, et kõikidel lastel, peaaegu kõikidel, kõik ei mahu, soovijaid rohkem, on võimalus seda siis esitada Tõrvandi kooli enda teadusõhtul, kuhu tulevad kõik lapsevanemad kohale ja kus siis nad saavad oma uurimistööd rääkida esimesest klassist saadik. Näiteks üks uurimistöö. Mullitame, milline närimiskumb teeb kõige suurema mulli. Esimese klassi lapsed läksid Tõrvandi koopi, ostsid seal peotäie nätsu ja hakkasid tegema läbi katseid. Ja sellega siis olime ka riiklikul uurimistööde konkursil esindatud, mõõtsid neid ja kõige suurema siis tegi on ju juicy fruit, koolamaitseline. Et kes tahab teha suurt mulli, ostke. Edasi järgmisel aastal jätkasid oma uurimistööga, nüüd tekkis küsimus, et aga kes võiks selle kõige suurema mulli teha. Siis näete meie õppejuht, ma ei tea, kas nüüd temal see õnnestus, aga igal juhul, õpetaja, kes seal on, Jasper ja Jan, Sebastian, 2 õpilast tegid kõige suuremad mullid meie koolis. Siin on lihtsalt väike näide, et kuidas me seda teadmis- ja uurimishimu, millised need teemad on, et siin on sellised asjalikemaid teemasi, näiteks sisekliimamõju õppimisele, aga on ka mitu korda saab limpsida ühest jäätisest. Või minu lemmik, kui palju probleeme lahendab ühe päeva jooksul Tõrvandi kooli sotsiaalpedagoog. Ja päriselt, et nüüd see märtsi ja aprillikuu on meie koolis näinud välja sellised, et mingi hunnik lapsi või väike kamp lapsi käib ringi, neil on mingi küsitluslehed, nad midagi mõõdavad, testivad. Minu kabinetis on tool ära katsetatud, sest uurimistöö oli, et milline tool Tõrvandi koolis, kus on kõige mugavam istuda. Ma ei tea, kas minu tool võidab, aga eks näis. Et need meie insenerleiutaja Jaak Albert Metsoja, kes on ka Inseneriakadeemia kõneisik, ta ka hästi nagu jälgib meie õpetajaid ja juhtkonda, et me jumala eest ei tapaks ära lapse huvi. Et iga mõte, millega laps välja tuleb, on piisavalt hea, et sellest teha teadustöö. Insenerioskuste tunnis näiteks lihtne füüsikasi, esimene klass, lapsed hakkasid katsetama, millisel pinnal kõige paremini mingi klotsikene libiseb. No, siin on näha siis, kuidas nad seda katset tegid ja nad on 7-aastased. Jaak Albert, meie insenerleiutaja, meie õpetajad, et eelkõneleja ka ütles, et ilma inimesteta see ei saa mitte midagi ära teha. Et siin siis kõik peavad panustama. Võib-olla üks asi, mis ma tahaksin mainida siis koolijuhi vaate mõttes on see, et kui sellist nagu mõtteviisi tahad oma koolis ellu viia, siis see ei saa olla kuidagi tükitööpõhine. Et võtad ja teed on ju 3 uurimistööd, iga töö on ju 75 €, palun on ju siis sinu töötasu on, sa võtad 5, saad nii palju. See peab olema selles ka õpetaja jaoks mõtteviisis, ka töötasu mõttes, see on meetod, mida tema kasutab selle töötasu eest, mis tema siis töölepingus on nii-öelda kirjas. Et seda, et ta kasutab uuenduslikku meetodit, me ei saa kuidagi tükkidena tema töötasu juurde arvata, et see peab tulema nagu tema soovist niimoodi õpetada. Ja siis näete siin ka meie uurimistööd, mis lähevad sellisesse väiksesse kogumikku, mis me anname välja, jällegi väga julgelt peale mindud, Tõrvandi kooli panus Eesti teadusesse. Ja tõesti, ega mitte keegi teine ju ei tea, kui minu kooli õpilased, et kuidas on Tõrvandi kooli direktori toolil istuda. Et need on siis sellised olulised mõtted, aga lõpetuseks me leidsime Anuga, et nii gümnaasiumi kui ka põhikooli baasil, et tegelikult tuleviku insener õpib igas Eesti koolis. Aitäh!
Jää veel palun siia. Anu, tule ka veel palun tagasi. Saame neile koos ka teha ühe suure aplausi. Aitäh teile. Ja samuti on teile Harno poolt kotikene head kraami. Endiselt, ma ikka ei tea veel, mis seal sees on. Ma loodan, et see on päriselt hea kraam. No näed, saladus on murtud. Aitäh. Aitäh. Nüüd julgen ausa südamega välja öelda, et on hea kraam.